Maria, ma vaatasin neid tulemusi, mis sa sellel aastal tegid ja mulle jäi silma see, et sa tegelikult nii Eestis kui Soomes tegid mega stabiilse hooaja. Et Eestis olid sa, paranda mind, kui ma nüüd eksin, olid sa kõik sõidud poodiumitel ja Soomes vist oli ainult 2 sõitu, kus sa hooaja jooksul poodiumitele ei pääsenud. Oli nii? Jah, see oli tõsi. Nii, sellega on korras. Nüüd on hea algus tehtud, siit saame edasi minna. Aga räägi, mis sellise stabiilsuse taga on? No kindlasti on palju trenni ja kõik erinevate radade õppimine ja tehnilised pooled õppimine ja trajektoorid ja sellised asjad. On sul nende aastate jooksul, kui sa nüüd oled sõitnud, tekkinud mõned sellised lemmikrajad ka, kus sa tunned ennast nagu eriti hästi või mis sulle meeldib? Ja minu lemmikrada on Kemoro Soomes. Et see on hästi tehniline ja seal on üks mu lemmikkurv, kus poole kurvi peale alles peab pidurdama. Ma arvan, et siin asjaosalised mõistavad seda väga hästi. Kui me nüüd võrdleme natukene seda, mis toimub Eestis, mis toimub Soomes, sa olid mõlemas sarjas mini-GP klassis väga tubli, et mis sa nagu ise tood välja, mis võib-olla sellised kõige suuremad erinevused on, kui neid üldse on? No Soomes on kindlasti see, et on 2 päeva sõidud ja 4 päeval algavad trennid ja siis pühapäeval lõpeb kogu see nädalavahetuse võistlus ära. Et Eestis on 1 päevaga on need võistlused. Et see on minu arust see vahe, mis ongi. Et saab Soomes rohkem sõita? Jah. Palju üldse, oskad sa öelda, näiteks sul aasta jooksul selliseid kilomeetreid kokku tuleb? Ma isegi ei oska öelda seda. Et tundide lugeja oli meil aasta tagasi peale, aga rohkem meil ei ole olnud. Et me ei tea seda. Ja palju see tunde tuli? Mingi 100 midagi üle selle oli vist. Seda on ikka päris korralikult tegelikult. Võib täiesti julgelt öelda. See on, ma arvan, sul väga hea hooaeg selja taga, kas sa nagu, kui sa nüüd 2 sarja võrdled, et on Eesti mini-GP ja Soome mini-GP, et kas üks tulemus kaalub teist üles või mitte? No ma olin igatahes väga õnnelik, kui ma Soomes ja Eestis mõlemas suutsin poodiumile tulla. Et algselt ma arvasin üldse, et Soomes ma ei jõua esimesele poisile järgigi. Et ma arvasin, et ma olen seal kuskil 3. ja 2. vahel. Aga siis algas see hooaeg väga hästi ja sellega. Kõik oli hästi? Super. Mis järgmine aasta teed? Järgmine aasta ma pean minema vanusepiirangu pärast Supersport 300-sse. Et plaanin hakata sellega trenni tegema ja siis Eestis ja Soomes võistlema. Tore, aitäh sulle! Ja.